surmava taudi alistamine sõltub teadlastest ja keegi neile selle eest aitäh ei ütle. Vaktsineeri juba täna. Vaktsineerima peale. Kuula teadusnõu. Tervist, Eesti rahvas! Tere, tere! Jälle oleme meie siin stuudios, 2 meetrit kõigil vahet. Jah, minul on isegi see sinine mask jälle ees, et... Mul said kahjuks need ühekordsed otsa, et polnud ka piisavalt kaua pestnud oma neid lemmikuid riidest maske, et vabandust. Ma olen vaktsineeritud, minu pärast muretsema ei pea. Ei no, vaktsineeritud olen mina ka muidugi, aga lihtsalt eriti eeskujulikud kodanikud kannavad ju ikkagi endiselt maskiga pool. Vastab tõele. Sest et tegelikult oli see surmav taud juba kontrolli all nagu ainult nende maskidega. Vaktsiin, noh... Sest aitas sellele kaasa. On lisaks. Aga ses suhtes nüüd, kus me oleme juba uue lainega vaikselt kokku puutunud, kohanenud, natuke väga paljud inimesed on ikkagi õnnest nagu otsustanud ennast ekstra kaitsta selle taudi eest siis läbi vaktsineerimise. No see on ainus viis ka. Ei no, seda küll, aga suhteliselt suure töö ikkagi tegid maskid ära. Doktor Levin isegi ütleb, et see on ainus võimalus üldse inimkonda päästa, nagu on see vaktsiin. Vaktsineerimisel ei ole üldse alternatiivi. See võib olla tõsi, sest et ikkagi me peame tegema kõik selleks, et see taud ära läheks. Aga ikkagi me ei tohiks jätta seda maski unarusse, sest et see on juba ära katsetatud meetod, et see lihtsalt ikkagi töötab väga hästi. Ehk siis lihtsalt tahtsin sulle öelda nagu, et ainult passist ei viisa. Mask kaasa. Pass ainult ei kaitse sind taudi vastu. Ning käsi sööb ikka kaardesada. Aga sina kui nagu selline inimressursi ekspert, et mis sa siis üldse välja pakud, et mis neil arus on nendel inimestel, kes siiamaani ei ole nagu, no need on peaaegu pooled Eesti inimesed, no täitsa nagu kuu pealt kukkunud. Jaa, kahju. Kosmosest. Jah, kahju on tõesti see, et kui nüüd 2 taudi tsükli vahel oli meil piisavalt aega ennast kaitsta, need, kes olid vähe targemad, need tegid oma kaitse pookimise ära, aga noh, kui sa nüüd täna alustad selle esimese süstiga, siis kahju, oled hiljaks. Sa oled ikka väga hiljaks. See rong on läinud tõesti juba, jah, taud on tagasi. Taud on ammu tagasi, juba on uued tüved, seega ega selline asi, et sa nüüd lased korra lõdvaks nagu see ei toimi nagu. Taudi alistamisel tuleb tegutseda nagu lihtsalt kogu aeg. Pingutada tuleb rohkem. Et okei, ma saan aru, kogu aeg ei pea olema kiles. Ei noh, jah, no loomulikult nagu... Võiks olla tegelikult, aga no, kui sa oled, meil see kile ei ole siin põhjendatud. Ja ühesõnaga taudi vastu kaitsmise jaoks peab olema pidevalt valmis. No jah, et võimalikult palju pingutada ja nüüd on lihtsalt mingisugune tohutu suur osa inimesi siin, kes mingil põhjusel lihtsalt ei taha kaitsta ennast surmava taudi vastu. No, huvitav, mis seda peast toimub? Jah, see on ju täielik absurd, et sa vaatad lihtsalt inimesed surevad ümberringi ja lihtsalt täiesti ükskõik. Okei, aga sina olid selle küsimuse... Mitte midagi neil nagu ei huvita, teiste inimeste suremine. Aga mis sa ise arvad, sina, kui sa küsimusi juba esitasid, et mis nende peas siis ikkagi võiks toimuda? Ei no, siin ma ei teagi, kas ikkagi inimressursside ekspert on võib-olla rohkem psühholoog? Minu nägemus on see praegult, et osad on võib-olla selle taudi juba läbi põdenud. Ja nad mõtlevad, et mis minul seda ei ole vaja, aga see tunne on petlik, et passi saad sa ka läbipõdemisega, aga see ju kehtib kõigest 180 päeva, pool aastat. Et noh, nad mõtlevad seda lühikest plaani, aga meie kui strateegteadlased, meid ikka huvitab see suurem plaan, et 2 nädalat pidime hoidma lukus Eestit, täna on meil juba ma ei tea mitu aastat möödas, et tahaks nagu kõike tagasi saada, nagu normaalsust. Et selleks oleks vaja kõigile neid tõendeid ühesõnaga, ma saan aru. Ei, kõik oleks vaja ikkagi vaktsineerida. Jah. No eks ikkagi tõendeid kõigile. Jah, ei no tõend on selline asi, mis nagu tuleb sellega kaasa, see on nagu pluss, eks ju. Aga põhiline on ikkagi see, et sa hoolid teiste tervisest, vaktsineerid ennast. Ja põed kergemini läbi. Ja selle kergemini läbipõdemisel on ikkagi päris palju plusse. No... Näiteks lihtsalt haige olemisega on ju tegelikult need peidetud kulud väga suured.
et see ei ole lihtsalt see, et oled haige, paar päeva on halb olla, et kogu selle aja, mis sa oled haige ja sa ei saa näiteks tööl olla ja raha teenida. See on üks asi, aga kuidagi pead sa ka enda eest hoolitsema, sööma Seda küll, jah. ja kõik sellised asjad, et kui sa ikka kulleriga iga päev toitu tellid, et ja õues ei käi liigutamas ennast, siis sellel on omad tagajärjed. No see liigutamine on ülehinnatud ka. No seda küll, aga ma räägin praegu rahast, et kui sa ikka iga kord ikka maksad peale seal oma toidule Juba kullerile ka veel. Selle eest saaks tegelikult juba mitu rulli seda talospaberit, et nuusata. Siis tulebki prioriteedid paika panna, mida sul rohkem vaja on. Kui sa oled ju haige, siis sa pead ju nuuskama ka. Sama on see. Jah. Siis sul läheb rohkem seda paberit. No täiesti nagu ikkagi me peaksime mingisuguse majandus või kuidas finantsekspertidega nõu pidama siin, et tõesti, rahaliselt inimesed saa nagu isegi sellest aru, et neil on ju palju kallim on niimoodi elada tõesti, kui sa oled selles haiguses. Tee see vaktsiin ära, see on tasuta sulle, eks ole. Ja peale seda, kui sa saad surmava taudi, siis sa lihtsalt põed läbi selle kiiremini. 7 päeva asemel võid vabalt mingi 5 päevaga toime tulla ja jumala tagasi tööle minna. Ongi. Täiesti... Ma arvan, et siin nende inimeste elu tuleb keeruliseks muuta, kes ei taha seda kergemini läbi põdeda. Aga huvitav, mis nende peas siis toimub? Miks nad ikkagi ei taha siis kaitsta ennast selle taudi eest? Kas nad lihtsalt on nii õelad inimesed, et... Äkki neile meeldib kogu aeg haige olla? Võib olla mingi omaette selline fetiš. Oled palavikus lihtsalt kogu aeg. Pikutad kodus, vaatad televiisorit. Kogu selle raha eest, mis teenimata jääb, oled ikka võimalikult haige. Sigu või maas, jah? No tunned ennast halvasti kuidagi, aga ega see... Ma ausalt ei oskagi kaasa tunda nüüd nende inimeste, kes tõesti ei lase endale... Kas või see üks kuradi šampooni, mis see tootja oli? Johnson & Johnsoni vaktsiini. Tee kas või see ära ja nagu ongi korras nagu, et see... Milleks nagu üldse, mida sa ootad? Tee see süst ära niikuinii varem või hiljem sa pead selle tegema, sest muidu nagu põhimõtteliselt enamus inimkonda nagu põeb selle veits raskemini läbi, kaasa arvatud sina. Me peame saavutama 100% ikkagi seda vaktsineeritust. Ja nüüd, kuidas seda saavutada? Väga lihtne oleks lihtsalt ju teha nende inimeste elu võimalikult keeruliseks, kes ei taha seda kergemini läbi põdeda ja nagu mul üks sõber sealt. Ei noh, praegult ju ongi mingil määral ju ikkagi nendel, kes ei taha seda kergemini läbi põdeda tehtud elu raskemaks, et ei saa minna ujulasse näiteks. No, juhul kui seal koha peal jälle kiirtestimist. Meie naabervabariigis meil Lätis muideks on ju, ei saa alates esmaspäevast enam siseneda kaubanduskeskustesse, kui ei ole ette näidata kergemini põdemise tunnistust. Võib-olla need inimesed ei arva, et see on nende jaoks keerulisem, kui nad ei saa kaubanduskeskustesse minna. Kuidas see neile nagu ikkagi nüüd raiuda pähe, eriti veel, ma olen kuulnud ju, et osad inimesed ei vaatagi üldse televiisorit iga päev. No, uudiseid. Mina mõtlesin, et kuidas siis teha seda nagu kaubanduskeskusesse minekut nagu... Keerulisemaks. Jah, keerulisemaks. Saad redelist minema. Näiteks, aga ei, kui sul ei ole passi, siis sa ei saa lihtsalt sinna minna, mis tähendab seda, et sa oled sunnitud tellima e-kaubandusest endale kõik kaubad, mis tähendab seda, et kui sa riided ikka tuleb aega. Proovida ei saa. Proovida ei saa ja kuidas nüüd võiksin eraettevõtja siis kaasata, nimme saadetakse valed numbrid. Kui sa tellid X-el särgis, tuleb S. Ja see toob kaasa lisapingeid, rabelemist, tüütu, tagastada kaupa. Pead minema sinna kaubanduskeskusesse. Sa pead kuidagi minema sinna, sa ei taha sellega enam. Võib-olla sa isegi ei ela seal lähedal üldse, pead veel takso võtma või midagi. Võrust tuled näiteks siia Ülemiste keskusesse. Muidugi, ega Eesti pole ainult Tallinn ju. Jah. Ja kus juures minust on ka nüüd see väga hea, et just valitsus saatis ettevõtjatele infolehed välja, kus on siis juhised selle kohased, et kui inimene ei ole nõus vaktsineerima, siis sa saad ju mingisugust aastast lihtsalt lahti.
kui sa ära jah, sest et sinule kui ettevõtjale on see tõesti väga kasulik, kui sul ei ole nagu inimesi, kes sul tööd teevad ja sa saad muutuda inimese oma ametikohale ebasobivaks. Mis on ju mingis mõttes loogiline, et kui sul on eesliini töötaja mingis mõttes, no see eesliinil jah. Etturid. Ja kui tema ei ole nõus ennast kõigega kaitsma, siis tema võib osutuda üheks potentsiaalseks nõrgaks lüliks, mis siis... Toob taudi sinna majja. Jah. See on tõsi. Sest tegelikult ühiskond on nii tugev, kui on tema nõrgimad lülid. No mina arvan ikkagi praegu seda, et eesliini töötajad on kõik väga eeskujulikult kõik oma immuniseerimise saanud. Ikkagi vaataks nagu juba nagu sellest riigisektorist allapoole või noh, teise sektorisse, et kus on praegu see vabatahtlik, kus ei ole olnud seda vaja, et kuidas me saaksime neid survestada. Aga kui kaua ikka siis jälle, et ikka nagu samad inimesed tõendeid kontrollib üksteiselt? Kas kui sa juba 10 korda ühed tüübid kontrollinud oled, nagu kas siis juba küllalt ei saa? Ei no, aga paneme kaamerad üles, et see on mingi... Saab tuvastada muidugi. Näitavad kaamerasse oma seda koodi ja tulevad hommikul tööle, see on nagu sisse logimine. Mina ise vaatan lihtsalt kodus üle. Ehk siis see on nagu nii-öelda see uksekaart. Põhimõtteliselt, jah, täpselt. Et võib-olla siis peakski nii tegema, et kõik uksed on lukus ja... Ainult vaktsineerimispassiga saad sisse. Näiteks toidupood. Selle võiks teha ühiskonna normiks, nagu ta tavalikult. See on täitsa normaalne minu arust ka. Et kui sa ikka ei taha jah, hoolida teistest, siis istu kodus ja teegi kulleriga. No pärast võiks hakata muidugi kulleri teenust survestama, et ei teeninda lihtsalt neid inimesi, kellel uksekaarti pole. Jah, ehk siis, et kes lihtsalt ei soovinud ikkagi surmavat taudi, kui võimalus oli tasuta, kergemini läbi põdeda. No, me oleme siin ikkagi, elame arenevas maailmas ja see süsti asi võib kolida ka üks hetk mingi kapsli sisse, mida sa hommikuti lihtsalt võtad sisse endale nagu vitamiine. Või tõmbad pongist. Jah, või siis näiteks on need vanasti olid mentooliga sigaretid, nüüd on need keelatud, eks. Panna vaktsiini sigaretid sisse. Ei, no need samad kapslid, vaata, mida müüakse inimestele, kes nagu ikkagi harrastavad seda mentooli. Nad tapid sinna, jah, klikk, jah. Vaktsiini sisse filtrisse ja või üleüldse võid seda vaktsiini võiks hakata siis lisama mingis mõttes asjadele, mida inimesed tarvivad nagunii kogu aeg. Siis ei peaks hakkama kedagi survestama ka üldse vaktsineerima. Ei no jaa, aga praegu on ikkagi eesmärk survestada ning praegu survestame, ehk siis... Loodame, et Eesti rahvas võtab ennast kokku. Mina loodan ka. Nägemist. Peabki sundima inimesi vaktsineerima.